Ma olen nüüd kohas, kus müüakse neid matkabusse. Ja need bussid, mis siin on, need on ikka tohutult suured. See buss siin näiteks 89 000 taala eest mahutab terve jalgpallimeeskond. Ta on täiesti suure maaliini bussi mõõtu. Siuke pereela, kus on veel külgedel on laiendid. Ja siis on ta ikka selline tohutult suur. Seal on all siis sellised topeltrattad. Selles bussis on magamiskoht 2 inimesele. Need kõik bussid, need suured bussid ei olegi tegelikult jalgpallimeeskondade jaoks mõeldud, vaid vanade inimeste jaoks, kes soovivad oma suurt kodu endaga kaasas vedada. Ühesõnaga siuke liinibussi suurune masin veab siis 2 inimest mööda Ameerikat. Väga mõnus viis reisimiseks. Kohe vaatame seestpoolt ka. Suur külmkapp. Tualett on nagu selline terve suur ruum. Siin on vannituba. Selline valamu. Ja voodi. Ja rohkem siin ei olegi. Kapid ja televiisorid igal pool ja eestpoolt on ta siis selline köök. It doesn't look that big from inside. Yeah. As it looks from the outside. I know, Siin on juba selline mõnusamalt väiksem buss, mis on ka hinna poolest circa 4 korda odavam. Ja see on diiselmootoriga. Ta on selline armas väike külabuss. Ameeriklased on suured inimesed, neil peab palju ruumi olema. Selline ta näeb välja siis seest, kus on tagaotsas on selline vannituba, tualett ja dušinurk, üsna suur duš. Ja siis siin on ka kapp ja voodid käivad siis sealt keskelt alla. Ülemine voodi ja alumine voodi. Need käivad, alumised käivad ka vooditaks ja siis on selline pult. Siin on siuke vanaegne televiisor. Kapid. Suured aknad. Suur riiul. Ja mõnus sohva, kus istuda. Väike köögilaud. See näeb välja täitsa väikese elamise moodi. Siin üleval on konditsioneer. Selline ja siis selline köök. Suur külmkapp loomulikult. Koos sügavkülmikuga. Siis 12 miili saab sõita 1 galloniga. Ja aasta oli 97.